Tervitus! Teen teile lühikest ülevaadet sellest, mis on human design ja miks ta võiks aidata meid. Et kui te vaatate sellele pildile, siis on tegemist mingisuguse inimesega ja see on tema sisemine nähtamatu tema. Ühesõnaga, ükskõik keda me vaatame, igal inimesel on olemas sisemine pilt. Siin ma võtsin mõned pildid näiteks, et ükskõik milline inimene on ju, et siis see pilt võib olla hästi erinev. Me ei oska nagu kunagi näha seda, mitte ükski psühholoog ega terapeut ei näe seda selliselt, me võime tajuda või me võime aimata, me võime kasutada ennast kuidagipidi toetudes mingisugustele tunnetele ja teadmistele, aga disain annab sulle konkreetse vaate sellele, et mis asjad minu sees on, millised energiad seal käivad siis, mis on minu jaoks korrektne kasutada, kas minu jaoks on õige rääkida või mitte, kas minu jaoks on õige tõestada kellegile oma väärtust või mitte, on ju, või ma kipun seda tegema, on ju. Kas ma peaksin tegelema oma emotsioonidega või seda peab tegema keegi teine, sellepärast ka human design näitab meile sellist asja, mida ma ei tunne lihtsalt midagi muud, mis võimaldaks nii täpselt aru saada, kuidas me üksteisele mõjume, sellepärast siin te näete pildist, kus on kaks inimest, on abikaasad ja elavad ja magavad koos, on ju. Et see loob mingisuguse teise inimese, ühesõnaga, kui me magame või elame kellegi auras või oleme kellegi auras, siis tekib mingi muu keha. Aga ma ei taha seda keerulist juttu teile rääkida, ma tahan lihtsalt öelda seda, et kui te näete seda pilti disainis, oma iseenda pilti, siis te saate lihtsalt teha endale selgeks, esialgu teile loetakse kokku kõik need info lühidalt, nii-öelda human designi coach'id, aga üldiselt human design kutsub kõiki sukelduma oma pildi uurimustöösse ise. Et sa võtad pildi ette, see on nagu sinu isiklik kasutusjuhend ja hakkad pihta sellega, et mis need asjad on, mille eest nad vastutavad, mis nad ütlevad minu kohta. No näiteks siin on kõrikeskus, on ju näha ilusti keha osa, kuskil. See ei tähenda seda, et need kuubikud, rubikud asuvad teil päriselt kehas sellises kohas, aga see annab lihtsalt indikatsiooni, et kui teil on siin kõrikeskus, on ju, siis nagu te näete, siin on värv ja kõik, mis on värvitud, on teie enda programm. Ja selles kohas ei saa mitte kedagi mõjutada. Need kohad, mis on valged, nad alati täituvad teiste inimeste programmidest, ehk te olete empaadid selles kohas ja teil ongi võimalus teada saada, kas te olete päriselt empaad või teid on petetud siiamaani. Ühesõnaga, see selleks. Siin on väga palju infot, eks ole, mingisugused asjad on ühendatud tervikuna, mingid asjad on katkendlikud, need on teie talendid, unikaalsed omadused, mida te teadlikult kasutate või omadused ja oskused, mida te absoluutselt iseendale ei näe ja ei taju, aga teised inimesed vihjavad teile läbi tagasiside. Mõnikord see tagasiside on konstruktiivne, mõnikord üldse mitte. Ja kõik see muutub nagu selliseks üldiseks kompotiks, mida meile elu annab siis omamoodi ette. Human designis toimub lihtsalt see, et võttes oma kaardi ette, ehk nagu kui ma võtan oma isiklik kasutusjuhend ja õpin kasutama ennast õigesti nendes kohtades, mis on minul programmeeritud, siis ma need peangi kasutama. Need kohad, mis ei ole programmeeritud, ma lihtsalt saan teadlikkuse, et see ei ole minu probleem. Ma ei pea sellega tegelema, sellepärast iga kord, kui mina kokku puutun selles kohas, kus on valge teise inimesega, minul tekibki võõras tunne. Võõras mingisugune seletamatu energia, mida mul on raske aru saada. Ja mida rohkem valged inimesel on, seda keerulisem temal toime iseendaga tulla, sest pidevalt tema sees käivad võõrad energiat.
Minu teada ükski teadmine või ükski metoodika ei selgita nii põhjalikult, kus ja millises kohas ja millised tunded meile keegi teine annab ja millised asjad on need asjad, mida mina oma keha juures saan päriselt usaldada. Nii et siin on teadvus, siin on alateadvus, see kõik on siin kaardil ilusti, ma saan täpselt teada, kas inimene on emotsionaalne, kas tal on olemas hea tahtejõud ja ta peab seda arendama ja näitama kõigile, kui tubli ta on ja suudab, on ju. Kas tal on olemas intuitsioon, mida tuleks arendama hakata, kas ta kuidagi mõjutab tema tervist väga tugevalt või mitte. Ühesõnaga, siin on olemas isegi rohkem, kui lihtsalt siin pildil näha on, sellepärast nende numbrite taga, mis on veidi keerulisem informatsioon, on olemas kõik. Näiteks see koht kirjeldab ära neid teie elus toimuvad. Et isegi kui te kolite teise linna, hakkab sarnane asi toimuma jällegi. Ehk te võite põgeneda terve elu mingist olukorrast, aga tegelikult see olukord jälitab teid. Et siin on kindel teadmine, mida tegema peab, et see olukord teid ei jälitaks. Nendes numbrites on siin ilusti kirjeldatud teie elu peamine ülesanne, teie nii-öelda nähtamatu kostüüm, mida te kannate alati hommikust õhtuni, tahate te seda või mitte, isegi kui te human designist ei tea mitte midagi, te kannate seda informatsiooni pidevalt. Lihtsalt tavalises maailmas, kus sina ei ole kohtunud human designiga, on sul veidi keerulisem. Sul on vaja 2 aastat, et kohtuda kellegiga, küsida tema käest küsimusi, näha tema tegevusi ja nii edasi, et mõista teda. Disainis suudad sa seda teha mõne minutiga. Vähemalt sellise esmamulje versus pilt, sa saad aru, et kas see inimene mängib kedagi või ta on päriselt selline. Ja me hoiame kokku kõvasti aega. Me saame värvata inimest oma ettevõttesse läbi selle, et vaadates, et kas see inimene talub stressi, kas tal on kiire, kas ta on pidevalt väsinud või vastupidi, kas ta on hea süsteemides või ta on pigem juhtimises parim, on ju. Või ta on tubli töötegija ja kuidas ma peaksin selle inimesega käituma, kuidas ma peaksin juhina temani jõudma, sest igal inimesel on see nüanss, mida tema keha ootab. Ja kui me seda talle välja pakume, ta on rahul, ta tunneb ennast hästi ja ta teeb oma tööd parimal viisil. Ühesõnaga, tänaseks on kõik. Kui teil tekkisid küsimused, minge minu kodulehele www.dianasoovali.ee ja tehke oma päringud ja me uurime, milline inimene olete teie. Head aega ja aitäh!